Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Heatoidufestival Grillfest. Käes on aasta 2022 ja alanud on 21. Grillfest. Tere tulemast! Tantsides tunne sinuga koos on lõputult hea. Keegi pole meist üksinda siin. 2022 Grillfest ikka veel Pärnus. Mitte ikka veel, vaid alati on Pärnus, nii et minu meelest iga aasta on siin midagi uut ja põnevat, et täna käies ringi siin vaatasin ka, jälle on vanad tuttavad, aga hästi palju on uusi asju ja põnevaid uusi asju, nii et väga palju uudistamist ja vaatamist. Pärnu suvi algab küll 21. juunil nii-öelda paberite järgi, aga kõik ju teavad, et Pärnu suve avab siiski Grillfest. Miks Pärnusse tulla ka muul ajal? No põhjust on palju, et tõesti Grillfest on tavaliselt see esimene selline suurem üritus, mis toob hästi palju rahvast Pärnusse. Ja võib-olla on see ka selline testüritus, et võõrad inimesed tulevad Pärnusse, vaatavad, et kas Pärnu on valmis. Aga Pärnu, ma usun, on valmis. Me igal aastal püüame, et oleks valmis. Täpselt nii ongi. Kõik randa, kõik Pärnusse ja www.parnu.ee. ...2022 Grillfest ja Eesti Toiduliit. Ja absoluutselt, Toiduliit on alati seal kohal, kus toimub midagi, mis on seotud toiduga. Ja mitte lihtsalt midagi, aga kus toimub midagi väga suur. Ja seda võibki öelda, et kõigepealt algas selle aasta Pärnu Grillfestiga Eestis suvi. Inimesed on tegelikult ära teeninud sellise piirangutest vabas õhkkonnas mõnusa suvise toidufestivali. Nägin eile õhtul seda, et inimesed olid rõõmsad ja tõesti inimesed tahtsid ennast välja elada. Aga millal on inimene rõõmus? Inimene on rõõmus siis, kui inimesel on kõht täis ja meel on juba palju parem. Ma nägin ka seda, et inimesed olid eile mitte ainult Eesti toitu söönud, vaid manustanud ka teatud jooke. Nii, aga see kõik oli nii kenasti kontrolli all ja tõesti mitte ühtegi negatiivset emotsiooni. Ja loomulikult Toiduliit on siin väljas Eesti parimate toiduainetega. Meil toimuvad erinevatel kellaaegadel degustatsioonid ja Toiduliidul on hea meel teid kõiki siin vastu. Nautigem kõik Grillfesti! Ärge unustage iga juunikuu teisel nädalavahetusel ka Pärnusse Grillfestile tulemast, kus on ka e-piim esindatud. Mis on teie uudistooted? Sa hoiad käes mingisugust karpi, mis siin sees on? Ja meie tootearenduse meeskond töötab päevast päeva higipalgel ja jõle hea maitse, jõle mõnus snäkk, juustuküpsised, eks ole. Ma mäletan, kui Presto juust tuli e-piimal ja siis ma olin nii vaimustus sellest maitsest ja järjest iga järgnev toode seoses Presto juustuga mulle naeratuse huulile toonud, nii et mina kiidan teid, et te järjest seda sorti edasi arendate. Mida ma rõhutan e-piima poolt? Eesti farmerid, Eesti toorpiim, Eesti tegijad, Eesti tehased, Eesti, nii et see ongi e-piim. Et seda rõõmu tuua ja veel kord maru äge, et me sellise suure tööstuse nüüd Paidesse püsti saame. Nii et saame veel tugevamaks ja saame veel kuulsamaks ja toome nii Eestisse tööd kui ka maksuraha ja au ja kuulsus. Aga Grillfest on ka tore ja? Muidugi, täiesti fantastiline. Eile oli Tüügvikstad, täna on bändi otsa. Ilusad neiud seal tantsisid, ma vaatasin, eks ole, et need läheme ka kohe Presto juustuga kaasa tantsima. Tulge teie ka!
Täpselt nii. Jau! Kas lüpsjateks sünnitakse või selleks saab ka õppida? Selleks saab õppida, aga tegelikult on käelihastes täiesti sees, et ma olen vaatanud siin, kui lapsed käivad proovimas. Natuke aega proovivad ja juba lüpsavad. Kuidas juulirahul on siin, et erinevad lüpsjad käivad ja proovivad? Juuli ei tõrgu, kui nüüd just ei ole mõni meesterahvas, kes väga hoogu satub ja lihtsalt juuli võib mõnest nisast ilma jääda. No nii, Grilli kaubamaja uudised aastal 2022 Grillfestil. Tervist, uudiseks on meil see, et meil on väga-väga mitmekesine ja suur valik põnevaid grillimise maitseaineid. Millised on teie enda lemmikud ja mida juba rahvas on proovinud ja heaks kiitnud? Me siin proovime erinevaid asju, ega siin lemmikud pole välja kujunud, eks iga head asja saab erinevate asjadega kokku sobitada nii, nagu igale ühele meeldib. Mina tahaks rääkida sellest, et kui me siia tulime, siis tegelikult sa ei saanud kohe alguses rääkida, sest sa olid maitsnud just ühte uut teravat kastet ja see võttis isegi sinusugusel mehel väikse pisara silmast jooksma, oli nii? Tõepoolest oli, et meil on jah, need teravad kastmed on ikkagi päriselt ka teravad ja proovisin just maailma kõige kangema pipraga siis Carolina Reaperiga kastet ja siin kuuma ilmaga tõmbas naha märjaks. Näita meile seda kastet ja teie otsige ülesse siis Grilli kaubamajast ja maitske ise ka. No tere Heinar, mida sa valmistad hetkel siin? Mulle ikka siin leiutasin just ühe uue populaarse kokteili, paluks midagi head on kokteili nimi. Aha, millest see koosneb? See koosneb tegelikult kreibist, kireviljast, džinnist ja veest ja natukene värsket sidrunimahla ka. Kas võib öelda, et see on selle aasta 2022 kõige mõnusam suvejook? Ja ütleme nii, et see kirevili on hästi populaarne praegu Eestis. Milline see välja näeb? Inimesed vist tunnevad teda rohkem passioni all. Ja, no eesti keeles on kirevili. Kirevili, väga armas. Me vaatame, kuidas see asi lõpeb. Mis on teie uudised aastal 2022 oma klientidele? Noh, meil on uudiseid tegelikult on palju, uued grillid, uued masinad, asjad, aga kõige parem ma annaks sõna üle siin meie esindaja Jossile, kes on tulnud Hollandist spetsiaalselt siia, et neid uusi asju tutvustada. So what we see here? This is our newest line of products. It's the Pro Series and we have just introduced these products this year and yeah, they are quite versatile in their use. You can do a lot of things with these grills. You can low and slow meat on it, and you can also make pizzas on it, or you can also have a crispy burger or a steak on it. It's a lot of things you can do with it, and it gives the really nice wood flavor as well. Because it's automatically. Yeah, it's also connected to your mobile phone. So when, let's say, the inner temperature of your steak is ready on 55 degrees, you get a signal that it's ready, and then you can just eat. Okay, so what we see here? This is the new Pitbull griddle with a new coating. It's a ceramic coating on the griddle, so it's extremely hard, almost indestructible. And you can clean it easily, just like with a paper towel only. You don't need water and ice like before. This coating is incredible. Nähes ja kuuldes nüüd uute toodete tutvustus, siis ma küsin, kas saab veel paremaks minna? Ma arvan, kindlasti saab, alati saab, aga me oleme jõudnud ikkagi peaaegu nagu ideaalile väga lähedale. Et selle uue disainiga ja asjadega on muudetud grillid veel paremaks ja alati saab paremaks minna, aga me oleme väga head juba. Kas siis kui tujurulli pool, šampanja tikka joo. Teeme ühele mariposa teile. See on hispaania keeles librikas, see on selline tequila kokteil, hästi tsitruseline ja leedriõiega. Mulle ka jääb, palun.
liblikas mulle ja leedriõiega. See on tõesti väga maitsev. Mango on alati väga hea. Aga siin on mingi kraad ka sees, või? Absoluutselt. Palju on? No, ta jõuab 15 minuti pärast kohale umbes. siis kui ma olen seal ja te olete ära leidnud. Ja siis üks hetk käib klikk ära. Kurat, tahaks ühte veel. Ma ütlen, Mehhiko, otse grillfestil. Tulge. Muidugi. Siin on mees, kes mitte iial ei jää hätta. Mu ees on tee ja ootab maailm suur. Siin on mees, kes seal ka üksi ei jää hätta. Mu hing on prii ja tarvis pole mul muud. Jah, mu hing on prii ja tarvis pole mul muud. Sest mu hing on prii ja tarvis pole mul muud. Hing on prii ja tarvis pole mul muud. Mis teil 2022 grillfestil uut pakkuda on? Koorene kohasupp on tegelikult uus asi, on koorene kohasupp, mis läheb väga hästi peale, mis on ikkagi korralikult mass tehtud ikkagi südamega. Ja praetud angerjas on nüüd see, et muidu paneme teda marinaadi, muidu paneme teda suitsutame, aga nüüd siis ka praeme ja on ta siis maisijahuga tehtud. Ise püüame, ise teeme, ise siia toome. Kõik on enda kätega? Jah. No näete, milline mees? Jah, tema ka, naine ka. Vaata, nii võib Auris Rätsep juhtuda, kui igal pool pakutakse tasuta degustatsiooniga Prosecco telgis, Aperoli telgis, Mojito telgis, siis lõpuks enam ei saagi aru, mida sa sõid, kui palju sa sõid, aga... Selleks me grillfestile tulimegi, et oleks kõike ja hästi palju ja hästi maitsvad ja mis puudutab Väike-Rootsit, siis ka hästi erilist, eks ole, head kala. Ja. Heatoidufestival Grillfest. Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Bitboss esitleb, Grillikaubamaja toetab. Heatoidufestival Grillfest. Mida te sõite ja kuidas maitses? Ja esimest korda Austrit. Kuidas oli? Väga hea, ma ei tea, mis need virisevad. Kes viriseb? Ma olen kuulnud lihtsalt, et teised vahepeal liigutab või halb on. Hea on. Aga tulite siia selle teadmisega, et täna proovite või vaatasite? Kõik juhuslikult. Kõik on puhas juhus? Nagu teiegi. Kõik on juhus. Grillfest 2022. Millega teie üllatate? Kõike, mida saab soojalt Kamado grillilt ja värskeid austreid, austrišotte, suitsu, krevette ja nii edasi, 8 jalga. Kõike, mida hinge ihkab. Aga ole kena, näita enda peal, sest sina oled kindlasti austreid varem söönud, aga paljud televaatajad kindlasti ei ole söönud. Kuidas siis seda õigesti teha, et mitte rumalaks jääda, kui pakutakse? Aga kuidas selle austriga on siis? Tuleb see siis tervelt alla neelata ühe korraga või tuleb närida ka? Kindlasti soovitan pikalt mäluda, nii tulevad kõik maitsed lihasest välja, et see on väga peen. Huvitav, miks ma tean, et alla tuleb hästi kiirelt neelata? Kus see legend on? Võib-olla sellepärast, et ebameeldiv, äkki mõnel inimesel on ebameeldiv, et mingi limust või nõnda, aga tegelikult tulevad maitsed alles siis välja, kui sa närid selle liha täielikult läbi. Muidugi. Siin on tegelikult jahutatud Bloody Mary erinevate ürtide ja pipardega ja natukene šnapsi ka sees ja me paneme austri alla ja paneme selle imelise joogi peale, nii et see peaks olema päris hea elamus. Ma mõtlesin, et ma saan lihtsalt Vladimiri šoti, aga ei, ma pean austrit ka sööma. No okei siis, grillfesti terviseks siis, okei. Tänata Pill. Milline maitse elamus? Väga hea. Küsiks nüüd sinult. Ei, tegelikult on. No nii, Grillfest 2022 siin me jälle oleme. Mis on sinu selle aasta leiud toidulaadal? Siin sai natuke ringi käidud ja üht-teist näiteks neid ma mõtlesin, kui mitu tükki on see Eesti pagari pehmik, kartuli ja röstsibulaga. Väga hea, ma proovisin ka seda. Ja siis on veel, see on väga raske asi, 3-liitrises pakis Mahlametsa mahlad.
Kuule, see on täitsa kunstiteos juba välimuselt. Ja selle võib raami sisse ja seina peale panna pärast. Saad jõulukingituseks sõbrale teha, on ju? Võt, teiselt pool on selline jänes. See on selline, mida saab nii-öelda veega lahjemaks ka teha või ikka paned täiesti nii, et kohe jooda? See on kohe joodav, aga võib veega ja muude asjadega ka lahjendada. Siuke huvitav asi on aastelpaju viljalihaga mahle. Ja ma sain ka lõpuks targaks sellega, et võt see, et siia koguneb see asi, see nagu pinna peale siis ette. See pidigi näitama seda väärtust, et kui palju on viljaliha siin sees. Siis selline toode vanas jaotuses on see Andre Farmi juustut niimoodi ilusti pakendatud, seda vist juba paljud teavad, sa tead ka vist. Sa oled ise seda tutvustanud ka varem, sul on ikkagi, vaata sul mingi asja vastu ikkagi tekib kiindumus aastatega. Ja seda on, see on võileva juust on see põhimõtteliselt, aga mõnedel meeldib ka veini kõrvale seda võtta. Sinna ka? Ja igaüks võiks ise proovida seda siis. Ja siis ma leidsin sellise asja, ta ei ole väga levinud, aga tulevad siin jõudsalt turule, sealt ida poolt on selline asi nagu Narva pruulikoda. Et see on nüüd nende kali, aga neil on väga lai valik igast õllesid ka. Siin selline firma nagu Pösel, paljud teavad seda, aga nende uued tooted on selline srup, ta on mahlapõhi või joogipõhi on see. Enne tarvitamist tuleb loksutada ka. See on joogipõhi, sellest võib igasuguseid jooke teha, võib morssi teha, võib muud trinke teha. Ja siis samalt tootjalt on näed veel selline ka uus toode, oli klassikaline salatikaste. Seda maitsesin ka täitsa hea, ütleme. Millega sa sööks seda siis salatiga? Salatiga ja ütleme siis ilma hapukoori, ilma majoneesit, niisugused salatit. Jah. Kuidas näkkas ja mis näkkas? Väga hästi näkkanud, aga põhiliselt ogalikud. Ja mõni viidikas ka, aga väiksed kalad. Millega püüdsid? 3-meetrise käsiõngega ja tõuguga. Kas see on sinu selline tavapärane püüdmisviis või on sul see lihtsalt tänane valik? See on tänane valik, sest et täna päike ja palavus ja kevad on hiline olnud ja siis kala ei ole veel korralikult siin platsis. Aga kuidas võidumaitse on? Ma ei tea, ma olen seda 4-5 korda juba võitnud peaaegu, et tavaline. Hästi, palju õnne sulle! Aitäh! Grillfest 2022 ja Vello Vaher. Tere! Seekord on selline rekordiüritus, kus ma käte peal hüppan, jalad on siin õlgade taga ja 20 meetrit aja peale. Ja seni ei ole seda keegi teine maailmas teinud ja üritame seda siis kiinesti kontorile maha müüa sellisena. See on ka minule päris karm ettevõtmine selles mõttes, et kuigi ma olen teinud 90 sekundiga 90 tavalist kätekõverdust, aga kui on jalad õlgadel, siis on see seljakoormus päris karm ja punkt 1 tuleb see maal läbi hüpata ja tuleb ta niimoodi kiiruse peale läbi hüpata ja nii, et selg vastu peaks ja ei komistaks ja kõik toimiks. Teed täna seda siin päris suure publiku ees. Kas see publik nagu sinu jaoks on nagu pigem boonus või natukene lisapärevust? Tead, mind on alati publik aidanud ja mis seal salata pärast Ameerikas Got Talenti ei ole ükski publik liiga suur. Aga soovime sulle edu ja kordaminekuid ja uute rekorditeni. Ja, aitäh! Muuseas, üks naisterahvas, keda me intervjuud tegime Kiitisteri, püüdsid esimest korda käis täna siin täitsa spetsiaalselt maitsmas ja jäi väga rahule. Nii et kompliment teile. Eesti rahvas kiida. Suurepärane kuulda tegelikult, et me oleme väga liigutatud sellest, kui meil öeldakse tagasi, et ribi on suurepärane. Meil on alati endised tooted, on meie siis see põrsakael on ju, mis rahvale alati peale läheb. Kui seda võtab, siis ta kunagi maitsega ei eksi. Loomulikult tulevad juurde meie talpart ja veis ja sisefilee, jumalik. Natuke soolapipart peale ja see sulab suus tegelikult, et tasub võtta ja tulla ja proovida meie maitseid tegelikult. Me oleme seda asja pikalt teinud ja täna just arutsime, et me tegelikult tegeleme sellega juba umbes aastast 2000 on ju. Oleme seda propageerinud, seda grillimist ja nagu näha on, siis Eesti rahvas on grillirahvas ja kõik tahavad grillida, kõik käivad ja uurivad uusi nippe, kuidas sa seda teed ja kuidas sa teist teed, et mis ma selleks tegema pean. Aga kõige põhilisem, mis mina siin soovituse annan, ja tuju, vaadake mulle otsa, naeratus. Olge rõõmsad, võtke aega, head sõbrad. Ja kõige põhiline, siis tuleb kõige parem.
sinna paned oma hinge sisse ja tuleb maitsev alati. Tulge meie juurde, õpetame, räägime, saab alati hea asja. No, Piraat Grill Festil aasta tõepoolest on 2022, mitte 1668. Mis te teete siin? Teate, tänasest ja eilsest päevast õpetame välja kõiki väiksemaid lapsi piraatideks. Kõikidest saavad meil siin piraadid. Kuidas see väljaõpe käib? Väljaõpe käib erinevate atraktsioonide, mängude saatel, teeme köietõmbamisvõistlust, teeme svammisõda, teeme pusle kokkupanemist, et igaüks saab natukene omamoodi piraadiks. Nii atraktsioonidel kui ka mängudel on lubatud osaleda ka täiskasvanutel. Mõned, näiteks köietõmme, ei hakka panema suuri väikseid kokku, aga ikkagi, et kõik lapsevanemad, kes te siia lastega tulnud olete, saate ka ise natukene piraati mängida ja piraat olla. Siinkohal tegelikult midagi öelda ei olegi, lihtsalt ilus puu ja mõtlesin, et ilus kaader ka. No nii, tüdrukud, tervist, siuke väikene võistluseelne väike kontroll ka, et valige endal kohtuniku peakohtunik, valige ära. No meil on manager olemas siin. Saagimikka on meil ju ema. Kes maksis praegu restoranis? Mina olen ema, ega mina olen. Sel korral siis sellised maitsed ja sellised elamused. Kohtume jälle järgmisel aastal, ikka juunikuu teisel nädalavahetusel Pärnu Valli Käärus. Kõike kaunist!